Nii, selle video pean nüüd panema kahes osas, kuna ma kogemata vajutasin küll kõne kinni, aga kui tuleb kõne vahele, siis ta segab ära mul salvestuse. Niimoodi. Nõnda. Nii, pooleli jäime, mida toob aasta 2026 maikuus sündinutele. Nüüd tuleb 2 jupina, see teile tuleb kahjuks 2 jupina video, loodame, et ei jupita rohkem ära. Aga jäime selle suve poole peale, et kus kohas on siis, teile tuleb see suurem summa raha. Aga siin on kohe oht ka selles, et sügise poole see raha tahab kohe välja minna. Või siis ei tunne nii suurt rõõmu sellest rahast, sellepärast et need suhteteemad, südameasjad tekitavad teile sellist ikkagi natukene katsumust, kannatusi, hingeliselt on raske, aga õnneks suhteliselt vähe aega. Niimoodi. Siis on nii, et siin aasta lõpupoole juba on siin palju tööd, rohkelt selliseid ka unistusi, visioone, ühesõnaga hakkate looma siis nii enda elu, midagi uut võib siin tulla. Et jah, et need asjad, millest te olete ammu unistanud, et neid asju hakkate nüüd ellu viima siis vaikselt rohkemalt. Nii et jah, siin võib suvel see suhete virvarri teema võib tõmmata natukene teile nii-öelda siis palju sekendusi ja suts katsumusi, aga tulete ilusasti välja. Nii, see võtab küll natukene aega, aga siiski tulete. Niimoodi, siis jõulukuu, aasta lõpp. Aasta lõpp on küll selline vaikne, aga siiski tuleb ülesse kirge ja kuidagi hakata kirglikumalt suhtuma siis enda sellesse oma unistuste realiseerimisse. Et kuigi see tulehobuse aasta on arvatavasti üks kiire aasta, see lihtsalt selle enda tunnetuse peale, et ma ei ole kahjuks veel jõudnud kellegi prognoosi lugeda. Et kindlasti ma mingi aeg seda teen, sellepärast et endal ka huvitav vaadata, et mis ma siin ise olen vaadanud ja rääkinud ja mis siis teised on rääkinud. Aga küllap ma sinnamaani jõuan järgmisel kuul alles, sest see kuu läheb nii kiiresti. Ja see teil tuleb siis aasta lõpus, siis hakkate jälle kirega tegema oma asju ühesõnaga. Niimoodi. Tead, mul on millegipärast tunne, see ei ole küll siin kaardist, aga mul tuleb tunne kanalduse tunne või see info tuleb sisse. Ikkagi hästi palju maikuus sündinud. Teil läheb see kirg ja see tuline tegutsemistahtmine läheb ikkagi selle peale, kuhu te oma eluga edasi lähete. Ja see ei pruugi olla Eestimaa. Kahju on seda öelda küll, aga palju teist hakkavad mõtlema siit ära mineku peale. Seda on aasta lõpus siis näha, järgmise aasta algul saab üle vaadata need prognoosid ja vaadata, mis siis on läinud. Eks te saate muidugi ise ka mulle, ükskõik kuna te seda saadet siin kanali peal näete, ja siis saate mulle ka anda tagasisidet, ikka tore on tagasisidet saada. Aga jah, millegipärast teil viskab kopa ette siinsed raskused ja eriti suhteraskused. Nii, võtame siis järgmised kaardid. Jälle metafoori kaardid, mida ma kasutan. Maikuus sündinutele.
vahelt ma mõtlen küll, et vahelduseks võiks ikka mõni teine kaart ka tulla, mida ma veel näinud ei ole. Aga aga siin kipuvad väga paljud kaardid tulema, sarnased kaardid, mis eelmistele. No pole midagi, on niimoodi. Aasta alguse pool rühite oma siis, pühendudes oma visioonile, oma nägemusele, rühite siis elus edasi. Ja väga palju olete endast avastanud, õppinud enda kohta ja teiste kohta ka, aga rohkem näitab siin iseenda kohta. Ja kõik kiiresti rõõmsasti edasi liikumine. Väga palju suhtlemist tuleb veebruar, märts. On, võib-olla tahate tegeleda rohkem, kas minna kuskile, noh, kas kellegi, ühesõnaga mitte üksi liikumist, vaid grupis, kuskil koos niimoodi. Et kas siis käite kuskil loengutel või hästi palju suhtlemist, võib-olla siis kas tööalaselt või enesearengualaselt rohkem kuidagi tuleb see millegipärast see enesearengualane. Et teid hakkab hästi palju paeluma, kui see esoteerika pool hakkab nüüd paeluma, siis te leiate endale järjest hästi selliseid endaga ühtemoodi mõtlevaid inimesi. Ja isegi kui see ei ole esoteerika pool, kui see on tavaline, veel mitte esoteeriline elu, veel mitte selline eneseareng, siis ikkagi te tahate rohkem suhelda, tahate rohkem arutada teemasid, teid hakkab ka rohkem sellised teemad, tahate arutada, mis siis mujal maailmas toimub, missugused võimalusi paistab ka, et tuleb. Ja hästi palju, ikkagi ütleks nagu hästi palju sellist nii sisserännet kui väljarännet siit. Siis liiguta kindlalt oma unistuste suunas ja tuleb suve poole, tuleb pere juurde kasvu teema tuleb. Ükskõik, ühesõnaga tiite teada, kas see on siis otseselt teie enda perre juurde kasvu või suguvõsasse. Igal juhul on selline pere juurdekasvu uudis teile suve poole tulemas. Nii, siis on niimoodi, et tahate rohkem olla looduses. Et need, kes elavad siis oma majas looduses näiteks kuskilgi, siis on, see on loomulik, et oletegi kui enamalt ajalt seal. Aga väga palju inimesed hakkavad tahtma, suvi ka loogiline, see on kõik ongi loogiline. Et tahate rohkem olla looduses, tahate linnast välja saada, tahate korterist välja saada, tahate olla omaette. Või siis nii, et see maalähedane ja maaga kontakt on teie jaoks siis hästi oluline sellel ajaperioodil. Ja siis te võite tahta rohkem iseendasse, oma mõtetesse süüvida, rohkem mediteerimist. Ühesõnaga, siis sellel hetkel ei loe enam sellised asjad, mida teised ütlevad. Ma tean, et on maikuus sündinuid on hästi palju, kellel on just see samune teema, et nad ei usalda iseenda intuitsiooni väga hästi ja siis nende jaoks on hästi tähtis, mida teised nendest arvavad. Kas see sõbranna kiidab heaks, kas see, mis see, üleüldse, mida keegi arvab. Aga siin te hakkate rohkem mõtlema selle peale, mida teie tahate, mida teie ise tunnete. Ja ei ole enam nii palju tähtis see, mida teised arvavad. Nii, siin sügise poole siis näitab jälle niimoodi, et mingi teatud raskem etapp, mis on läbitud elu jooksul, siis näitab ilusat edasiminekut oma valitud suunas ja seal näitab küll niimoodi, et läheb üha paremuse poole. Nii et see aasta teile on küll selline huvitav arenguaasta, et kuigi siin võivad need mõnedel paljudel need suhted minna lõhki, aga te hakkate mõtlema rohkem selle peale, mida teie tahate. Et on küll paare, kes lepivad uuesti ära, siis järelikult on niimoodi. Igaüks teeb nii, nagu tema tunneb. Kuigi siin ennem näitas, et ei tasu seda teha. Et sealt ei tule head nahka. See mingiks ajaks võib olla hea ja siis olete täpselt sama lõhkise küna ees ja tuleb see valik teha uuesti. Ainuke asi on see, et vaata iga kord, kui meil on teatud raskused,
siis iga kord on, me muutume järjest tugevamaks ja ütleme kas niimoodi, et järjest tuimemaks. Lõpuks on niimoodi, et siis enam ei tekigi sellist tahtmist enam, et oi, ma tahaks nüüd parandada või et oi, mul on nii valus see lahkuminek. Et siis juba mõtled ka niimoodi, et ah tead, jumala poogen, peaasi, et endal hingerahu on. Niimoodi. Ja teil siin on jah, see aasta lõpp on siis selline oma suunas liikumine ja paremuse poole, järjest paremuse poole. Et mingid karmaasjad, teatud asjad saavad ära, mingisugused sellised kokkulepped, mis on teil kellegi inimestega olnud eelmistest eludest seotud, et need kõik saavad ära, et saate täiesti uue võimaluse, te saate nii-öelda puhta lehena elus edasi minna. Niimoodi. Mis siis veel? Siin on viimane kaart, näitab sellist asja, et aasta lõpp, ikka tuleb nostalgiat niimoodi, et väga palju meenutusi vanematest, vanavanematest, meenutusi lapsepõlvest, et ma tõmban isegi ühe kaardi siia veel peale, et mis siin veel näitab, vaatame, niimoodi, ikkagi kergusega, väga hea. Mõtlesin, et väga nostalgiliseks ei läheks, aga et jah, et neid palju meenutusi, ikka loomulikult aasta lõpp toob seda rohkem esile. November, detsember, muidugi siis on ju alles olnud need hingede ajad ja asjad, et loogiline. Aga jah, et kindlat teadlikku edasiminekut oma iseenda eluga, oma valitud suunal. Nii, vaatame siis Lenormandi kaarte, mis need näitavad. Vaatan jah, et kui ma nüüd saan kellegi appi endale, kes oskab, aitab mul kokku liita need 2 videot, mis siin vahepeal ju katkes, see video. Ja kui saan, siis liidan, kui ei saa, siis panengi niimoodi, et maikuus sündinutele vol 1 ja vol 2, et niimoodi ma saan ka panna. Et siis lihtsalt kuulate 2 jaos. Vaadake kui huvitav, ma praegust mõtlesin selle peale, et maikuus, mai teine pool on siis kaksikute aeg. Vaadake kui huvitav, kaksikute tähtkuju aeg. Ja isegi ei saa video tulla ühes tükis, vaid video tuleb 2 osas. Praegust lihtsalt mõtlesin, tuli see mõte pähe. Et vaadake kui huvitav. Ma ju ka kogu aeg jälgin märke. Nii. Nõnda. Nii, vaatame siis. Mida toob siis? Mida näitavad Lenormandi kaardid. Okei. Võtan siit ühe veel. Kuna see aasta lõpp tuli natukene siin nende kaartidega natuke pingeline, siis ma võtsin ühe veel vaatamaks, mis sealt siis tuleb. Nii, et selles mõttes maikuus sündinud tuleb küll suurem panemine. Võt niimoodi. Aasta esimesel poolel, see on siis kahjuks on juba see jaanuarikuu siin juba poole peal on ju. Aga rohkem selline perekeskset toimetamist. Nii uusi võimalusi, uusi algusi tuleb rohkem veebruar-märts. Võib tulla ka väga paljudele uudiseid, kas siis titeuudiseid, pereuudiseid, vaat siit ennem tuli ka kuskilt titeuudis välja, ka siin selle kaardiga lihtsalt on siin eespool. Niimoodi, ega meil on ju maikuus sündinud ka 2 erinevat tähtkuju siiski, et siin võibki varieeruda need asjad, et sellest ei ole midagi. Niimoodi, siis mis siis veel on, hästi palju sellised suhted ja suhtumised ja sellised ikka ükskõik millised läbisaamiste teemad tulevad inimesed, kellel siis kas teie olete nende elus õpetajad või nemad on teie elus õpetajad, ühesõnaga suhted täiendavad üksteist, õpetavad teile. Peegli varianti ma siin isegi ei näe, et võtta tavaliselt on ikka ju peegeldavad, aga teil on jah niimoodi ja teile tulevad mingisugused tohutud teadmised, mis teil endal on
paljudel on teil hästi palju teadmisi, siin näitab ka, et võib-olla õpite midagi uut juurde, tekib huvi mingite uute asjade õppimisele, siis te hakkate neid asju otsima ja te viite muidugi need ka ellu. Aga just niimoodi ja uued õpingud, aga teil on endal nii palju tarkusi, oma tarkusi, et kui see on maikuu on 5, on ju, 5 numeroloogiliselt oli ka, et need alati tunnevad, et nad pole veel piisavalt valmis, vaja veel see õppida, vaja veel teine, 3., 4. asi õppida, siis teiega siin samas lugu jälle, jälle midagi toredat, midagi uut, et noh, minge aga õppige, see ei ole üldse vastunäidustatud, aga lihtsalt see, et teil on tohutu palju tarkusi, mida te juba ise saate õpetada teistele. Et hakake tegutsema, hakake õpetama. Siin näitab veel, mis teie puhul siis võib olla, et kui need vanad suhted, siin enne näitas ka mingite teatud vanade suhete purunemine, siis väga paljudest teist võib tekkida armastus, uus armastus võib tekkida ja see ei ole eestlane. Ühesõnaga teilt kaugema maa tagant, kas mingi kaugsuhe või on välismaalane see, et teil võib väga palju tekkida sellist just niimoodi, nimelt suhe kaugema maa tagant. Niimoodi. Siis on see, mis te olete elu jooksul panustanud, olete andnud endast välja, ükskõik siis, no ikka hingeliselt, suhteliselt, mis iganes, olete andnud välja ja kui olete tundnud, et just nagu tühja auku kõik antud on ju, et olen küll andnud, ma olen ise alati ütlen, elan selle järgi, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle endale tehakse. Siis siin võiks öelda, et mõnikord on niimoodi, et vot sa ei peagi tegema, on ju. Ja aga noh niimoodi, et annad küll endast parima, aga seda justkui ei märgata ega hinnata. Siis nüüd teil on selline aeg, kus teil hakatakse teid tunnustama, hakatakse teid märkama, vaikselt hakkate varjust välja tulema, sellepärast, et teid hakatakse rohkem hindama. Nii. On siin muidugi ka saladusi, mis välja tuleb, võib-olla mõned need saladused ei meeldi teile, võib tekitada teist pinget, natukene sellist pinget, aga teie ei viitsi enam mängida, ühesõnaga nii-öelda maski kanda. Te julgete olla teie ise, siin ennem tuli ka kuskilt välja, et hakkate iseenda peale mõtlema, pühendute iseendale. Niimoodi, et mingisuguseid mänge te enam kaasa ei viitsi mängida, et ega halva asja juures head nägu või midagi sellist. Ei, see aeg on nüüd lõppenud. Ja nüüd on niimoodi, et siin on nii, et teie, kui siiamaani olete teie otsinud väljapääse olukordadest ja üldse kõike, mis elu jooksul olete ise otsinud, kus suunas või mis nimel liikuda, siis nüüd on nii, et te ei pea tegema mitte midagi. Teie ei pea aktiivselt otsima, vaid teie juurde tulevad ise võimalused, valikud, niimoodi. Et jah, täpselt, et see mingi teatud aeg, kus te ise peate tõmblema, siis see aeg täiesti lõpeb nüüd ära. Nüüd on niimoodi, et see on kindlasti ka selles, et väga palju on näha siin eelnevad kaardidest ka, et on just niimoodi oma mõttemaailmaga palju tööd tehtud ja nii-öelda oma nägemused ja visioonid on ilusti paika pandud ja mineviku karmad lõpetatud, siis siin näitab et aasta lõpp, sutsukene niivõrd on natuke pingeline, et mingid teatud asjad muidugi tekitavad teis, jälle ütlen, et ikka ülemiste kaardiridadega jookseb kokku, et mingid teatud suhtealased teemad on ju, aga teie juurde hakkavad need võimalused tulema. Nii. Jah, mingi arusaamatus on mingisugune selline väiksem pinge tuleb ülesse, aga see on kökimäki, seal ei ole midagi hullu. Niimoodi. Ja uued algused ikka, uus, see lõppu ikka tuleb teile siia hästi palju selliseid, pigem jah, selline väga teadlikult uute alguste loomine. Ükskõik, mis see võib siis olla. Kas te mõtlete, et täielikult muudan oma elu, teen oma võib-olla, et hakkan hoopis teiste asjadega tegelema. Olen vahepeal õppinud midagi, siit näitab, et olete õppinud, tekib tunne, et näiteks teen oma firma. Et hakkan tegelema nüüd sellega, mis tõesti mulle südamelähedane on, et enam ei sõltu teistest. Loote ise enda elu. Seda ma vist juba siin mitmendat korda olen võtnud ette. Et ise enda elu, nii et teie jaoks on küll väga selline arendav aasta,
siin on armastust, siin on lahkuminekuid, siin on raha, siin on looduses käimist, titeteateid tuleb, et kellele siis titeteade, kellele siis, kes saab siis vanemaks, vanaisaks, on ju, aga lihtsalt ja tohutu enesearengu, enesekasvu aasta. Ja aasta lõpuks on teil täielikult uus visioon, uus suund. Liigute täpselt edasi selles suunas, mida teie ise tahate nüüd. Nii. Vot niimoodi. Mis teile siis siit veel võtta? Just kui kaardid on ära võetud. Tekib vahest kiusatus, aga siis ei ole hullu. Ta on niimoodi, kui hakkan neid, vaatan, äkki hakkan ka mingit kuu lugemisi tegema. Et küll ma siis jõuan kasutada teisi kaarte ka. Et variante on hästi palju. Ja. Vot nii ongi. Nii, ja kes tahab rohkem personaalsemalt, eks see siis võib minuga ühendust võtta. Aga teile ka head seda aastat ja olge teie ise ja olge õnnelikud. Ja tänutunne, mis siin näitas enne, tänulikkus. Kõige alus. Nii et aitäh teile, et kuulasite ja kes ei ole veel siin varem kanalil olnud ja kellele meeldib, pange see like sinna ja pange see, et tellib, siis tulevad järjest need uued videod, mis ma siia teen, panen üles, et siis tuleb teile teada, et näed, jälle pani endal uue selle üles, mis võib teid huvitada. Nii et väga tore. Aitäh teile, järgmise korrani.